teeme ühe katse ja vaatame, mis asi on rõhk. Siin sees on üks isetehtud tuuker. Teda on kõige lihtsam alla suruda niimoodi, nagu mitut erinevat varianti on. Kõige lihtsam on neist telepaatia jõul. Nii lihtne see ongi. Aga mis te arvate, mis tegelikult juhtus? Aga vaatame, kas ma suudan siin ilma käeta teha. Ei suuda. Nüüd me õpetame teile, kuidas teha sellist samasugust tuukrit või umbes samasugust kodus. Nüüd vaatame, mis selleks vaja on. Selleks läheb sul vaja ükskõik milliseid kõrsi, kirjaklambeid, kääre, anumad veega täidetud ja ühte tühja pudelit. Sisse sa paned vee. Mina võtan musta, et oleks väga hästi näha. Siis ma murran selle niimoodi siit alla ja lõigan ära. Ja siis ma näitan ka teile. Ma panen ühe väikse kirjaklambri. Ja natuke painutan teda, et teda oleks lihtsam ka panna. Nüüd ma tegin selle natuke lahti ja torkan see siia sisse. Äärmisena valin ühe endale meeldiva värvi. Või kui sul pole värve, siis võid ka tavalisega teha. Ma võtan siit juba lahtisse. Ja torkan selle siis siit läbi. Võt niimoodi. Ja nüüd me võime juba katsetada. Kas ta läheb vee alla või ei lähe. Selle jaoks sul läkski vaja väikest anumat. Proovime siis nüüd ka suures anumas. Ilusti jääb püsima. No, proovime, kas see nüüd töötab. Ilusti töötab. Aga mis teie arvate, kuidas see tuuker läheb alla, kui seda pudelit vajutada? Kui me pudelit surume, siis me vajutame kõrve ülemises otsas õhu kokku. Ja see tähendab, et siis see liigubki vee alla. Head aega!